Tere tulemast vaatama esiliiga 16. vooru kohtumist, kus omavahel lähevad vastamisi Tallinna FC Levadia duubelvõistkond ja neile külla sõitnud FC Tallinn. Kohtumine toimub siin Maarjamäe staadionil ja kiilvekontorite hinnangul on täna õrn soosiku staatus koduvõistkonna kanda jäänud. Tänase kohtumise toome teieni meie, siinkõneleja Risto Int ja minu kõrval koha sisse võetud Rudolf Õve. Ja tere tulemus ka minu poolt ja tere tulemast vaatama. Ka mingil määral üles leidnud, kui viimasest 5 kohtumisest siis 2 võidetud, saame siit ka kohe selle olukorra ära vaadata ja tuleb esimene löök ka sinna ja sellel märjal väljakul saab siin Sibul oma esimese tõrje kirja väravavahi peale, aga see selline möödamaad löök täna siin ohtlikuks võib kujuneda ja siit kohe läheb Levadia vastama ka ja saadakse tänase kohtumise esimene. Ei läinud seda sealt turvaliselt kinni püüdma, nüüd korralikult murab sinna kasti ka, tuleb kukkumine ja siit saadakse penalti kätte ka, kui lõppude lõpuks Arhipov võtab sealt 2 mängumeest ette ja me ka selle tavamuse kirja saame, igastahes Sibul seal viimaseid trikke veel joone peal tegemas on ja võtab selle ära ja siit nüüd teist palli ei saa ka Tallinn kätte ning no siia saame korraliku mängu alguse, kui Sibul tassib need. Nii on, kui minu märkmed siin õigeks osutuvad, siis nurgalöökide seis hetkel 2-2 peaks olema ja saab Tallinn minna seda andma, teine pall jääb nüüd hästi lahti ja sealt pannakse värav sahisema ka ja täpselt see mängumees, kellest ma siin ennem juttu teha sain. Ei, siiski mitte, värava autoriks hoopis number 18, Viktor Plotnikov. No nii on, Plotnikov selle värava sahisema pani, tuli see pall sealt läbi mitme mängu. Pika audi peale, eks me näe, mis siit vormistatakse. Ja nüüd on ikka pall lahti ja sealt lõpuks korjab selle joone pealt Teodor Sibul ära, aga oli ka nüüd. Ja kui siin nüüd Levadia tulemas on ja pall on äärel, vaatame, mis siit teha annab ja tuleb ka löök, mis läheb siin küljevõrku. Ja ühtlasi tegelikult ka suluseis ehk siis statistika. See Levadia nurgalöök siit silmnähtavalt ebaõnnestub ja lausa nii kehvasti, et tuleb siit Tallinn kontrarünnakule, kui Hekars võtab seda olukorda ette ja nüüd on Hekars versus Sibul ja Sibul teeb sealt imetõrje. Toob need kastanid tules taaskord välja mängumehed. Kohtumise esimese poole ja lõppenuks kuulutada, kui koduväljakul mängib Tallinna FC duubelvõistkond. Väga osavalt tehti jooks ette. Vaatame, kas siit tuleb nüüd kauglöök või söödetakse, proovib söötu ja nüüd kaugelt peale, aga Teodor Sibul on kindlalt vahel ja püüab selle palli. Ning nüüd on võimalik minna Tallinnal siin oma tänase kohtumise teist otsima ja oi, kui teravalt see pall tuleb sinna värava peale, aga hetkel tõesti ainult värava peale. Nüüd kohe 81 minutit täis on. Ussäv jätab vasakule äärele Liivile, pall madalalt värava ette ka ja sealt toob Tallinn selle olli, aga pall pole endiselt kindlates kätes lõppude lõpuks üle otsa. Tallinn jälle rünnakul pall kasti, see maandub siin küll Levadia mängijate peal. Kuigi siin nüüd tehti Levadia poolt väga ohtlik. Levadia 4 mängumehelise müüri on sinna ette ladunud, tahaks öelda, et võib-olla isegi üks natuke liiga palju, aga saame näha, läheb sealt keerutama ka ja keerutab ära, oi ja siit oi kui külm on selle mehe löök. Arhipov teeb nüüd selle ära, mis varem tegemata jäi, tänase mängu kindlasti üks ohtlikumaid mängumehi siin väljaku peal on, aga et noh, praeguses seisus oleks esiliigas 3, meenub siin eelmise hooaja lõpust olukord, kus sai need ülemineku mängu kommenteerida. Vaatame siit ära, tuleb kauglöök ka Levadia poole pealt ja pall ka ja sealt oli esimene väga lähedal Levadia poole pealt, aga pall lõppude lõpuks ikkagi raamide vahele ei maandu ja noh, tandemina justkui, aga sellisel juhul siis 4. tandemina seal esiliigas hetkel liigutakse ja siit ei ole täna jalgpalli jumalad Levadia. Ei võta, no saame ära näha, eelmine kord pandi sealt värav saisema, tuleb ka nüüd löök värava peale ja sealt saab lõppude lõpuks ikkagi Teodor Sibul lati alt need sõrmed vahele, aga sellega lõpetab ka Kaar Koppel tänase kohtumise ära, 3 lisaminutit on täis mängitud ja oleme selle kohtumise lõpuga kätte saanud, külalisvõistkond võtab 2-0